Siin Tallinnas Nõmme kultuurikeskuses asub valimisjaoskond ja nendest valimiskabiinidest vasakult teine on muutunud tänaste sündmuste üheks tulipunktiks. Tallinna valimiskomisjon menetleb kahtlust, et Keskerakonna kandidaat aitas valimiskomisjonis valijad kirjutada valimissedelile just keskerakondlase numbrit. Kaebuse tõstatasid sotsiaaldemokraadid. Keskerakonna teatel on tegu arusaamatusega ning keskerakondlane Tiina Merilai olevat olnud ise hääletamas, kui teine valija tema lähedale tuli. Kui nemad niimoodi väitsid, see on nende arvamine. Tähendab, mina tean seda, et mina läksin ise valima. Ja kui keegi ühesõnaga mu selja taga või ees või kuskil oli, mina kedagi ei nõustanud. Ma ainult tegelesin ise oma valimiste teemadega. See on minu väide ja mina ütlen sõna otseses mõttes, mina ei aidanud kedagi, mina lihtsalt valisin ise. Mis järeldusele kaebuse menetlejad jõuavad, ei ole teada. Eks valijad ikka kipuvad hääletama mitmekesi, aga jaoskonnakomisjoni liige siis sekkub ja palub neil ikkagi ükshaaval hääletada. Tervist! Kuidas valimised kulgevad? Rahulikult? Rahulikult. Siis ei ole üldse. Samas jaoskonnas käis täna valimas ka Urmas Reinsalu ja tema puhul on kindel, et ta valis Isamaa liikmed täiesti vabatahtlikult ja sundimata. Sealjuures mitte ennast, sest Reinsalu on küll Nõmmel esinumber, aga valija on ta Haaberstis. Ma arvan, Isamaal on ka selle lühikese aja puhul selle erikaaluga, mis meil ka eelmiste valimiste järel oli. Ma arvan, et me oleme suutnud oma agendat ellu viia ja kui inimesed annavad hääle muutuseks, siis see tähendab, et me suudame olla eestimeelne poliitiline Tallinnat juhtiv jõud, mis on ka tasakaaluks valitsuse kehvale poliitikale riigi tasemel. Eile hääletanud Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti sõnul olevat aega ka taas Keskerakonna võimule saamiseks. No ma arvan, et teistel erakondadel oli võimalus näidata, kuidas siis see uus juhtimine näeb välja. Ja see võimalus oli nüüd ära kasutatud ja valija saab anda hinnangu. Praeguse linnavõimu arvates on nad aga väga hästi hakkama saanud. Tegelikult on selle 1,5 aasta jooksul käivitatud ja tehtud ära väga palju olulisi reforme ja muudatusi, millest mõned ka Keskerakonnale kindlasti ei meeldi. Näiteks see, et me oleme siis koondanud ära sotsiaalsed töökohad, kus keskerakondlased niisama linna arvelt palka said. Ma arvan, et ka Keskerakonna ainuvõimu aega jäi tegelikkuses ikkagi niisugust onupojapoliitikat, läbipaistmatust, soovimatust üle minna eesti keelele, aga ka ütleme siis käpardlikkust, et Tallinn vajab niisugust hoogsamat vaadet just nimelt majanduskasvule. Praeguseks on oma hääle andnud umbes 100 000 inimest ning paljud kuulutavad oma valikut ka sotsiaalmeedias. Üks asi, mis ka võib-olla selline hall ala on see, et tehakse sellist pilti just seal sirmi taga ja siis pärast postitatakse sotsiaalmeediasse, et see on nagu vastuolus häälesalasuse põhimõttega, aga samas ei saa seda kuidagi ka keelata. Neljapäeva õhtuni ei pea hääletama paberil oma piirkonnas, vaid saab minna mis tahes valimisjaoskonda üle Eesti. Kuni laupäeva õhtul kella 8 saab ööpäevaringselt hääletada e-valimistel. E-hääletamise kohta aga esitas EKRE täna valimiskomisjonile kaebuse, sest e-hääletuse võtmete loomisel ja nende turvamisel rikuti valimisteenistuse enda kehtestatud korda. Erakond nõuab e-hääletuse peatamist ja kõigi antud e-häälte tühistamist. Valimisteenistus on kaebuse kätte saanud ja seda hakatakse arutama, aga millal pole veel otsustatud.